tere päevast ja tere tulemast järjekordsesse investeerimisideede universumi saatesse. Oleme jõudnud siin parajasse teenageri ikka, et kusagil pealt 10 saate juba nagu tehtud ja väike kokkuvõtete aeg, et mida me siis ikkagi siin saates teeme, et me räägime ideedest. Öeldakse, et majanduskasvu aluseks on ikkagi peamiselt ideed, on erinevaid teooriaid, aga ideed on see, ütleme, et kõige olulisem näitaja, mis meil majanduskasvu saavutab ja esimene saade oli meil tegelikult kosmosest. Ma siis ikka üritan ise ka natukene nagu osta mingid fonde ja ma just eile vaatasin, et see kosmosefond oli mul tootlusega 350%. Siis tegelikult paar aastat tagasi, kui ma alustasin, et ütleme, et me räägi ainult ideedest, aga üritame ka sellest kuidagi asja praktiliseks pöörata, isegi parem kui kiipide tootlus. Ja viimane saade oli meil Aafrikast. Nüüd ma ostsin ka selle Aafrika fondi, et ei oska veel öelda, et kuidas sellega läheb ja need fondid, millega on halvasti läinud, nendest ma nagu ei räägi. Mõned asjad on ka nagu halvasti läinud, aga eks nii käib see investeerimise juurde. Aga loomulikult me anna siin investeerimisnõu, aga me üritaks rääkida ikkagi nendest ideedest ja mõelda, et kuhu see maailm meid viib, mis on need kandvad ideed, mis meil majandust edasi viivad ja väga hea, et selline ikkagi õilis tegevus, et kuidas raha teenida ja täna see on hea meel tervitada siin Marko Alliksoni ja teemaks on energia ja inspiratsiooniks on selline kollane raamat, prantsuse raamat, et tuleb prantslasi kiita, Jean-Baptiste Fresso's More and More and More, mis räägib siis meil nagu energiast. Ja esimene küsimus võib-olla ongi, et enne kui me raamatu juurde läheme, et praegu meil on erinev Iraani kriis ja nii edasi ja mis mind on nagu hämmastanud, et miks kõik sellised energiaspetsialistid kogu aeg maalivad, eks ole, kogu toa nagu mustaks, eks ole, et kohe, et kõik läheb halvasti, eks nafta on kohe meil $200 barreli kohta. Ma nüüd sind ei ole kuulnud, et kas sa oled ka selline pessimist, aga miks veel kõik need eksperdid nii nagu pessimistlikud on, et nafta lõpptulemusena ei saa maailmast otsa, et jääb mõni lend tegemata, so what, eks ole. Kas sa ise oled ka pessimist või miks me kõik nii pessimistlikud oleme? Ja see pessimism tuleb ikka hiljutistest halbadest kogemustest, et kahjuks paari aasta tagune siis, kui algas Ukraina ja Vene sõda ja sellega ütleme, Euroopat ikka tabati suhteliselt ootamatult ja ega neid kauplejaid või turuosalisi, kes nagu tõesti uskusid, et Putin ründab Ukrainat, neid oli ikkagi päris vähe. Et sellist asja ette näha ei osatud ja ka poliitikud ei olnud ju tegelikult selleks kuidagi viisi nagu valmistunud ja see ütleme, et kui vaadata seal esimeste päevade, näiteks gaasihindade muutus, see oli seal kusagil 60% ühest päevast teise. Ja enne seda juba oli ju tegelikult õhkkond väga nagu pingeline ja siis hinnad jätkasid kerimist kuni sellistesse numbritesse, mida ei olnud mitte kunagi nähtud. Ja see kahtlemata oli nagu kõikidele nagu ootamatu, ületas igasuguseid kartusi ja näha sai, mis kõik juhtuma hakkas, tähendab ja see praegune sündmus oma tegelikest mastaapidest on veelgi suurem. Ta lihtsalt esmajärjekorras ei puuduta Euroopat. Et ta esmajärjekorras puudutab siiski Aasiat, ütleme, et loomulikult nafta pool puudutab nagu kogu maailma. Aga gaasi pool puudutab eelkõige Aasiat ja gaasi pool on, eks ta nii kütteks, jahutuseks kui ka väetise toodamiseks kõigeks muuks on ju, et põhimõtteliselt eluks vajalikuks vajatav toode, mis ühel hetkel siis ootamatult ära kaob. Ja kõik on ju natukene nagu kahtlustanud kogu aeg seda, et need kohad, kus kohas need fossiilsed kütused tulevad, et see on Venemaa, see on seal Lähis-Ida, on ka Ühendriigid on ju sellised põhilised allikad, et seal on alati nagu natukene nagu mingi jama, et kui palju selle loota saad ja eks see Venemaa näitas oma kaardid ette 2002 ja nüüd näitas ka siis Lähis-Ida oma kaardid, et mis seal tegelikult võib juhtuda ja ega see põhiprobleem kõiges selles on vast see, et keegi ju ei näe ka nende konflikti alustajate pähe. Et kõik see konflikt on läinud kuidagi sellisel viisil, et
igaüks püüab aimata, jälgib seal Twitteri sõnumeid ja püüab sellele reageerida, aga midagi nagu kindlalt selles kõiges ei ole ja see ongi see kõige siuksem suurem määramatus, liiga suur määramatus on see, mis tekitab pessimismi. Aga nüüd tuleme alguse juurde tagasi, et alustasime lõpust ja nüüd tuleme alguse juurde, et miks meil siis Marko siin saates on, et Marko näol ma ikkagi arvan, on tegemist ühe Eesti parema spetsialistiga, et ma ise usaldan nii umbes 90% ulatuses, eks ole, et peale saadet ma siis vaatan, et kas näiteks krudin seda üles või allapoole, eks ole, et eks siis kuulajad ja vaatajad saavad ka oma järeldused nagu teha, aga võib-olla paar sõna taustast, eks ole, et sa oled ju Eesti Energias töötanud, et ja nii edasi, et ilmselt üks Eestis ikkagi väga palju selle valdkonnaga kokku puutunud. Ma olen aastaid energeetika valdkonnas olnud, et kunagi kütusega puutusin kokku Statoilis 5 aastat ja sealt edasi konsulteerisin mitmeid energiaettevõtteid, kaasa arvatud Eesti Energiat, järel olin Eesti Energias ja juhatuse liikmena ja peale seda oleme siis iseseisvalt seal 2006 aastast toimetanud elektri- ja gaasiturgudel eelkõige. Nii, aga lähme siis edasi, et tuleme selle raamatu juurde. Et me mõlemad oleme ta läbi lugenud ja see on olnud siis inspiratsioon nagu selleks tänaseks lindistuseks. Ja põhiküsimus on see, et mis meil ikkagi sellest energiast edasi saab. Ja raamatu üks põhiväited on selline, et mõiste kui energiapööre või rohepööre, see on mõnes mõttes ei ole korrektne väljendus, et mingit pööret ei ole kunagi ajaloos selle energiaga toimunud, vaid et pidevalt tulevad uued energiaallikad juurde, et vanad jäävad samal tasemel alles, uued tulevad juurde. Ma veel täna igaks juhuks küsisin ka Claude'i käest ja Claude ütles samamoodi, et ega roheenergia, taastuvenergia ei asenda fossiilseid kütuseid, nad lihtsalt tulevad nagu juurde. Aga et esimene küsimus ongi see, et oled sa selle Fressoosi väitega nõus? No see Fressoosi väited ju tegelikult põhinevad andmetele, et ma olen nagu suhtelt faktide usku. Et kui tõepoolest niimoodi on olnud, et kui vaat läbi aja, mida nagu seal raamatus ka nagu käsitletakse, et alates sellest, kui põhiliselt kasutati ju energia saamiseks nagu puitu, ütleme, põletati või siis ja see energia, mis sinna algselt sisse läks, oli inimtööjõud, et need, kes seda puitu lõhkusid ja kes sellest midagi ehitasid ja tegid, et see energia läks seal puidu poole, tulid seal söed, tulid seal naftad ja muud, et iga sellise nii-öelda uue tulekuga tekkis nagu mingisugune uus võimalus, et pigem nagu muutus selle energia kasutamine ju lihtsamaks ja nagu seda on ka praegusel hetkel, et elekter iseenesest on ju kõige sellisem lihtsamini kasutatav, kõige selle, ütleme, et hästi kiiresti võid sa selle nii-öelda võimsuse põhja panna ja hästi kiiresti maha keerata, ta on mugav, ta nagu täidab mitmeid funktsiooni, valgustuse, soojustuse funktsiooni ja nii edasi, et ka sama podcast ikkagi toimib tänu elektri antud juhul. Täname, ma ei tea, keda Eesti Energiat või tuulikud. Et ilma elektrita seda hetkel ei teeks. Et selles mõttes on nagu üliselge, et lihtsalt iga uue nagu sellise nagu energiakasutuse viisiga ja uue nagu tootmisallikaga pigem on tulnud seda mahtu juurde, aga ta on teinud elu lihtsamaks, ta on täiendanud need energia nagu kasutuse viise, aga tõepoolest, et midagi nagu ära oleks kadunud, seda vist ei ole juhtunud siiamaani, et selles mõttes, et kasutatakse nii puitu kui sütt, kui tuumad, kui taastuvenergiat, et sellised päris huvitavad faktid ju tegelikult, ütleme, et kui vaatame näiteks söejaam, mida nagu ühel hetkel kas siis tuumajaamad hakkasid nagu asendama ja pidi tulema siuke suur renessanss. Ja kui vaadata tänast päeva, siis tegelikult keskmise söejaama vanus on noorem kui tuumajaama vanus. Lihtsalt sellepärast, et söejaama ehitatakse juurde jõudsamalt ja kiiremini kui lihtsalt tuumajaamasid ja seda mahtu on nagu tuleb juurde võib-olla sellistes kohtades, et isegi kui Euroopasse neid juurde ehitada, Hiina ehitab neid piisavalt palju juurde selleks, et see kogumaht oleks veelgi suurem kui varasemalt. Nii et Nojah, et ma siin näitan teist raamatut ka, et siin on nüüd 2 sellist uurijat, on Václav Smil on siis kirjutanud sellise, nüüd ütleme, et tellise, see on siis 500 lehekülge, Energy and Civilization.
noh, Fressoos ka siin Smiili peale refereerib, muidugi kritiseerib, aga noh, mõned huvitavad faktid, et noh, üks Fressoosi väide on olnud see, et miks meil näiteks puit on odav, on tänu naftale. Et noh, et Stihl leiutas selle, ütleme, et oma need lõikurid siin juba peaaegu 100 aastat nagu tagasi. Ja noh, puitu me saame odavalt metsast välja tuua tänu sellele, et noh, meil on nafta ja noh, ütleme, et sama ta ütleb ka tegelikult tuulikute kohta. Et just see, et miks meil tuulikud tulid keskajast uuesti tagasi, on et see, et noh, meil on nafta, mis teeb noh, nende tuulikute tootmise meile võimalikuks. Et kõik need asendavad üksteist, et see oli minu jaoks selline täiesti, noh, ma ei olnud sellest nagu teadlik. Noh, et siis ta veel kivisöökaevandused, et noh, et puitu kasutati väga palju kivisöökaevandustes, et šahtide toestamiseks ja no see oli seal suuruselt teine kuluartikkel tööjõu järel. Jah, aga noh, see kõik kandub edasi ju tänasesse päeva, et no väga aktuaalne on, ütleme, taastuvenergia kasv, tuulikute, tuuleparkide juurde tulek, aga noh, teisalt näiteks, ütleme, kui vaadata kas või energiasüsteemi, siis tuuleparkide päikse juurde tulek tekitab teatud määral renessansi jällegi gaasi kasutamisel. Sellepärast, et tõepoolest tuulele väga ette ei ütle, et millal see tuul ära kukub või millal ta kõvasti puhuma hakkab, on ju. Ja samamoodi pilved käivad üle päiksejaamadest, et keegi peab nagu suutma nagu neid kiireid võimsuse muudatusi nagu tasandada ja gaasielekter on paraku või gaasielektrijaamad on need, kes nagu on suhteliselt head selles, et ühest küljest tuleb juurde tuult või ütleme, et kui paar aastat tagasi oli sükene tunne, et noh, ütleme, selle gaasi võib täiesti maha matta lihtsalt sellepärast, et ta tuleb ju Venemaalt, on ju, et kuidas me seda saame kasutada üldse, et läheme üleni nagu taastuva peale, aga noh, tegelikult tundub olevat ikkagi selles, et see on nagu sümbioos, et nad töötavad koos hästi ja antud juhul nagu tuule ja päikse juurde tulek toetab seda, et ka gaasijaamad tuleksid juurde, et noh, kui vaadata siin on tehtud ju hankeid selle jaoks, et just nii-öelda reservvõimsused tuleksid, kes seal võidavad, on gaasijaamad. Noh, ja samagi. 5 gaasijaama. Jah, et aga need plaanid on nagu arusaadavad. See on lihtsalt sellepärast, et see tehnoloogia iseenesest on niivõrd valmis, ta on nagu mõõdetav. Noh, kas ta nüüd lihtne, aga ikkagi see on 1000 kordi tehtud. Et on oluline vahe, et kui sa oled teinud nii-öelda ühe põlevkivi elektrijaama nagu seal 10 või 20 aasta jooksul versus see, et selle 10-20 aasta jooksul on tehtud 1000 gaasijaama ja tõeliselt teatakse, kuidas seda tegelikult teha. Et see on nagu väga suur erinevus ja sellepärast ütleme, et investorina nagu on arusaadav, millele nagu tuleb panustada ka. Et ma nagu sellest need vahed tekivad ja noh, millest alustasime, et taastuvat tuleb juurde, aga see taastuva juurde tulek nagu tegelikult teisest otsast vajab täiendust, ega ta nagu kõike muud ju ära siis ei kaota. Ja ma lehitsesin veel tänase ettevalmistuse raames selle Smiili raamatu läbi ja üks Smiili argumente on see, et noh, kui me räägime mingitest ajastustest, eks ole, siis energiaallikas peaks moodustama kusagil 50% kogu mahust. Ja tegelikult, kui räägitakse, et meil on mingi naftaajastu või taastuvenergia ajastu, siis ainus ajastu, mis meil reaalselt on olnud, on puiduajastu olnud ja siis on olnud kivisöeajastu, et nafta ei ole kunagi tegelikult moodustanud 50%. Ja mis omakorda tekitab küsimuse, mida ma tahaks edasi uurida, et noh, mulle jääb küll mulje, noh, mina ei ole energiavaldkonna nagu spetsialist, et eks ma üritan investorina raha teenida loomulikult selle pealt, aga et noh, jääb nagu mulje, et ega me nüüd seda energiat ole piisava põhjalikkusega mineviku ega võib-olla ka tuleviku uurin, noh, meil on mingid forecastid, aga noh, mulle võib-olla sellise teaduse taustaga inimesena jääb ikkagi natukene selline pealiskautsuse maik on nagu mann kogu sellele energiavärgindusel või? Ja kuidas sa arvad, või oleme ülekohtunud? Noh, ütleme, et ühest küljest, mis sest energiast huvida, ega ta nii väga huvitav asi ei ole, aga teisalt on seda, kõik seda vajavad, on ju, et noh, ta on niivõrd fundamentaalne asi, et selle energia kasutuse seos näiteks kas majanduskasvuga ja kõige sellisega, et ta on ilmselt uurimisväärt, aga noh, ilmselt tuleb nõus olla, et seda seost sellisel nii-öelda täiesti lahti nagu selgitada on keeruline ja keegi väga hästi ei ole ju ka suutnud, et noh, ainult mida me näeme. Ma küsis, täpsustan oma küsimust, et kas me teame piisavalt, kas sina tunned, et kui sa näiteks need oma mudeleid teeme ja meie teeme ka siin oma mudeleid, et noh, et kas need mudelid, ükskõik, eks ole, tuleviku mudelid on piisava täpsusega, oled sa usaldusväärsed nad ikkagi on?
ütleme, et elu on näidanud, kuna me oleme energiakauplejad, et ei ole. et väga kindlasti ei ole, et valitsus kommunistlik et ainukene sellepärast ju tegelikult ütleme, et iga sellise nagu mudeli ja noh, ütleme, tehnoloogia proovikiviks on see, et kas ta nagu on kommertsmõttes nagu finantseeritav, et kas on nagu usutav, et kas pank annab laenu näiteks selle peale, on alati väga hea lakmuspaber. Et ja seetõttu, et kui vaadata nagu sellest lähtekohast, et noh, kui keegi peaks andma laenu mingisugusele projektile, mingi konkreetse tehnoloogiaga seotult, et kas sa seda saad või mida sult nagu vastu tegelikult nõutakse. Ja eks see ongi nagu see, mis nagu paneb need ootused paika, aga tavaliselt see ju lõpuks taandub ikkagi sellele, et noh, kas meil on nagu mingisugune usaldatav näiteks rahavoog, mis siis katab ära selle investeeringu kulu ja usaldatav rahavoog noh, reeglina jällegi taandub ära sellele, et turuhinnast me midagi väga hästi ei tea. Et meil on mingisugused aimused, meil kõik mudelid ja jooksuvad paremale ja vasakule aga mudelid nagu olenevad ikkagi sellest, mis sa sinna sisse paned, et algallikatest ja siis toimuvad mingisugused sündmused, mis muudavad nende mudelite elu nagu täielikult. Et noh, kui vaadata näiteks ütleme seal 10 aastat tagasi, et oli niisugune suhteliselt stabiilne näiteks elektri poolel elu lihtsalt selles mõttes, et CO2 hind ei olnud veel kusagile tõusnud, meie hind oli suhteliselt sarnane, näiteks Eestis oli Soome hinnaga ja see oli niisugune uinutav periood, et see oli uinutav, et noh, just kui tähendab kusagil eriti investeerima, pea midagi tegema ei pea ja ainukesed, kes seal nagu vaikselt tegutsesid, noh, võib-olla näiteks soomlased tegutsesid, on ju, mida meie ei osanud nagu tähele panna, ja ümberringi, ütleme, Saksamaa oli väga uinutatud, on ju, Venemaalt tuli seda gaasi, keegi nagu ei pidanud justkui midagi tegema ja ühel hetkel tulid nagu mitmed nagu šokid, et noh, seesama, et tuli see šokk, et ühel hetkel seda gaasi ei ole piisavalt ja siis sellele sai reageeritud, et noh, ütleme, et võib-olla esimesed nagu suured nõuksed, et okei, me peame midagi uut saama, oli just, et kuidas me saame näiteks päikest juurde, et Eestis olid ju ka väga ilusad toetusskeemid, mis tõid väga kiiresti seal, ütleme, paari aastaga väga märgatava mahu päikseparke turule ja nüüd ütleme, et mõned aastad hiljem me oleme järsku olukorras, kus kohas enamus neist päikseparkidest nad on kas tasa teeninud või kurdavad selle üle, et hind on 0, kui ma müün. Et noh, kuidas sa seda nagu mudelis oleks nagu päris hästi ette näinud, et seda need tegeliku maailma nagu muutused on sageli nagu niivõrd palju suuremad ja põhjalikumad, et neid ei osata hästi mudeldada. Siin ma nüüd natukene ma hõikaks nagu vahele, et noh, minu arusaam ikkagi energiasektorist on selline, et ta on klassikaline boom and bust. No, eks ole, sul ühel hetkel on puudujääk, eks ole, et investeerimistsükkel on pikk, eks ole, et noh, et kõik tulevad, et kui sa vaatad nafta hinda, eks ole, noh, minu arusaama küll on see, et nafta on selline typical boom and bust. Noh, siis sul hind läheb alla, siis keegi investeeri, eks ole, et noh, tegelikult ta peaks olema selline noh, suhteliselt stabiilne, noh, ta hakkab investeeringutes pihta, sul peaks olema suhteliselt stabiilne investeeringute tase, keegi seda ei tee, investeeringud üles, investeeringud alla, siis on sul tootlused, eks ole, noh, ja siis see nafta hind paneb ka sellega kokku, noh, ma ei tea, kas päike on selline hea või tuul või? Vaata, ütleme, nafta on selgelt maailmaturul kaubeldav toode ja selles mõttes maailmaturul kaubeldav toote puhul üksik suur investeering, noh, on tegelikult kogumahus hästi väike investeering, et ma ütleks, et see boom ja bust tuleb pigem kas siis nõudluse poolest, noh, mingi majandus surutis versus seal majanduskasvu on see, mis nagu kiiresti hinde liigutab või siis tõesti, et tuleb sõda ja seal Hormuzi väinas pandi kõik asjad kinni. Aga noh, teinekord ma võin tuua nagu elektri poolelt näite veel, et meil on olnud ka just viimase 10 aasta sellised momente, kus kohas toimub mingi sündmus, näiteks Estlinki käima minekud. Esimene Estlink läks käima, tuli seal teine Estlink juurde ja kauplejatena olles nagu sellel turul me nägime nagu seda, et noh, sisuliselt viimase minutini, viimase nädalani oli aru saada, et noh, pool turust tegelikult ei taju üldse, millega tegu on, et mis järgmine nädal juhtuma hakkab. Et sa võisid nagu vabalt noh, kõik on ju asjatundvad inimesed, kõik on seal sees, et kõik analüüsid, kõikidel on mudelid ja võib-olla hulk mudeleid tähendab ja analüüsivad ja ühed näevad ja teised ei näe.
aga miks siis või ma mõtlengi, et turud peaksid ju ratsionaalsed. Tegelikult ei ole, et selles mõttes, et ilmselt on info liikumises on siiski piirangud ja info lahti mõtestamises on piirangud. Et ütleme, et väga lihtne on jääda sellise sa keed nagu sellises omas mahlas, ümberringi toimuvad samasugused asjad, hästi uinutavad ja sa ei märka lihtsalt neid muudatusi, nad tulevad siiski ootamatuna. Kuigi need muudatused võiksid olla nagu arusaadavad, et sellised asjad on pidevalt ka kahjuks ka energeetikas juhtumas. Ütleme, et 20 aastat tagasi, siis kui ju tehti Auvered ja Auver tehti ju hiljem veel tegelikult, aga ütleme, et kui nagu Eestis ka põlevkivienergeetikast räägiti, siis nagu Eesti see tundus olevat peaaegu, et selline Eesti Nokia kindlasti, et selles mõttes, et see oli ju midagi, kus valdkonnas oleks saanud minna eri maailma igale poole, otsida seda põlevkivi ja teha elektrijaamu ja midagi ju tehtigi, et Jordaanias on ju elektrijaam töötab ja sai ka Utah'is vist osteti seal maid ja ärke, seal küll elektrijaamaks ei läinud, aga sellel oligi oma mõte sel hetkel, et kuni ühel hetkel just tuli see süke rohepöörde ja sellise CO2 emissioonide teema, mis ühel hetkel tuli jällegi sihukese vallina, et on üliselge, et tänasel päeval, et tundub aru saamata, et kuidas sa julgeksid üleüldse sinna kohta raha panna. Et kui öelda seda, et sa täna tahad teha head otsust selle kohta, mis 20 aasta pärast on hea, ikka päris keeruline, kaasa arvatud energeetikas. Okei, aga tuleme siis selle rohepöörde juurde tagasi ja ütleme, et Fressoos paneb ka kõvasti hagu alla sellele rohepöördele, et üldse sellise energiapöördele. Ütleme, et see termin talle ei meeldi, kuna ta ütleb, et selline pööre on tegelikult võimatu. See argument on, et need pöörded pole head väited, siis sealt edasi ta jõuab sinnani, et Euroopa maksustab tootmist, aga mitte tarbimist. Et tegelikult kui väide on see, et inglased ka väidavad, et nemad kasutavad ainult roheenergiat, siis on vale, et kui sa tarbimist vaataksid, et sa ostad Hiinas tegelikult oma terase sisse, siis on enese tegelikult suur petmine ja kuhu ta siis edasi jõuab, et isegi kapitalismist loobumine, mida võib-olla mõned vasakpoolsemad arvavad, et isegi kapitalismist loobumine meid rohepöördes ei aita. Et siin on nüüd väga palju küsimusi koos, ma ei tea isegi, mida ma nüüd täpselt küsin, aga et võib-olla see küsimus on see, et mida üldse sellest rohepöördest arvata, et mis on seal ratsionaalne võib-olla pool ja mis on seal selline, ütleme, et ideoloogiline, irratsionaalne pool, oleks võib-olla minu küsimus. Ja, et see on hästi mitmetahuline, et võib-olla eri riikidest näitena tuues veel võib-olla Šveits on isegi dramaatilisem selline näide, et Šveitsis praktiliselt söeelektrijaamu ei ole. Kui vaadata söe tegelikku kasutust või nende toodete kasutust, kus sött on kasutatud selleks, et see toode, siis Šveits on ju oma tarbimiselt ikka näo kohta päris kõrgel järjel, et lihtsalt kõva kivisööriik, just, et kõva kivisööriik ja kui vaadata veel seda aspekti, et Genfis, Zürichis ja veel mõnes linnas on maailma kõige suuremad söekauplejad, Glencore'id, kõik need, nad on kõik ja enamus neid traderitest on tegelikult ju Šveitsis, et järelikult nemad on ju need, kes seda sütt liigutavad ja see mõju on ikkagi väga-väga suur, et samas rääkida, et me säästame selle arvelt, et mul ei ole seda söejaama, et see on tõepoolest, parimal juhul on ta silmakirjalik, aga teisel juhul, et ta on mõnes mõttes petlik, et seda näha siiamaani, et kui me ühes kohas säästaks, et kui me Eestis tõesti ei tee, ütleme midagi sealt väga fossiilset, kas siis jääb see mujal tegemata, et ta ei jää mujal tegemata, et see on selle asja sisuline probleem, et selle jaoks, et ta jääks mujal tegemata, peab tehnoloogia jõudma ikkagi, kuidas tehnoloogia peab võitma. Et nagu mõnes mõttes võibki öelda, et mis Hiinas on toimumas, et Hiinas ja majanduskasv loomulikult ta sunnib uusi söejaamu ehitama, tuleb sinna tuumajaamu ja kõik,
aga tuleb ka taastuvat ja tuleb nagu määradel, mida me Euroopas ja USAs nagu kokku ei näe. Et selles, ja selle taga on tegelikult nagu majandusliku tasuvuse tekkimine, et me oleme jõudnud nagu mingisugusesse ajajärku, kus isegi sellisel kasvaval majandusel, et rääkimata meie Euroopa-sugusest või Ühendriikide-sugusest, pigem mitte enam kasvav, vaid selline küps, heal järel olev majandus, aga ka kasvaval majandusel on võimalik nagu selle rohelisega midagi nagu ette võtta ja nüüd järgmine ongi oodata, et millal siis ütleme selline arenev majandus või selline arengumaad hakkavad sinnamaani jõuda. Võib öelda, et tänu sellele samale Hormuzi väinas toimuvale osaliselt me jõuame sinna. Et see motivatsioon, mis näiteks sellest, et gaasi hind on tõusnud, näiteks et Pakistanis panna päiksepaneele on väga-väga suur. Et just selliste riikide, India, Pakistan, kogu see Aasia nagu riikide palett on ju, nad kindlasti nagu investeerivad väga palju just taastuvasse, kuna see on nagu vajadus, et sa näed seda, et sinu see sõltuvus sellest nii-öelda naabrist ei ole nii hea, tähendab ja ütleme nüüd ma näen seda, et Euroopa Liidu direktiiviga seda ei ole võimalik saavutada, aga vaata näed Hormuzi väevade sulgemisega, see tegelikult toimib juba päris hästi. Krutime siit natukene veel edasi, et ütleme, et rohepöörde üks argument on see, et me teeme maailma puhtamaks, eks ole, samas mida see Fressoos ja ka Smiil tegelikult väidavad, et energia kokkuhoid ja energia efektiivsus on palju olulisem tegelikult kui need pöörded, mis iganes pöördest me räägime, kas rohepöördest või energy transitionist või mis iganes see väide on, et see oli mingid faktorid olid 10 või 20 korda, mida nad siin kasutavad, vist isegi Smiil väitis, et 30 korda. Me võime selle üle jällegi nagu vaielda nii ja naapidi, aga ütleme, et millele jällegi, et Fressoos on päris kriitiline süsiniku maksu osas. Et üks argument on see, et see maksustab nagu tootmist, et me peseme ennast nagu natukene roheliseks, et me ei ole nagu nii valged, et ma olen üritanud ka mingi projektis pidin need algsed, need CO2 kvoodi Euroopa Liidu materjalid läbi lugema. Lugesin, eks ole, neid nii ja naapidi, ma nagu mõttes sain aru, aga ma ei tea, kas see on see bürokraatlik keel, aga lõpptulemusena ma ei suutnud endale seda ratsionaalset iva või kuidagi endale seda jaoks selgeks mõtiskleda. Et sina saad sellest näiteks sellest süsinikumaksust või nendest tetsidest aru või? Ja eks me kaupleme nendega, et selles mõttes peab kuidagi moodi aru saama, et aga sa ei pea aru saama, peaasi sa kaupled, rahad heitid, eks aga selles mõttes, et ma annan nagu see põhiline argumentatsioon selle ümber nagu tõesti käib, et mis need on need meetodid üldse, kuidas sa siis seda nagu süsiniku sisaldust vähendad. Et väidetavalt võib öelda, et see, et CO2 on olnud oma hind, on sundinud söejaamu, gaasijaamu vähem kasutama ja on tekitanud kõrgema hinna taastuvatele selle jaoks, et need samad pangad julgeksid finantseerida taastuvatesse investeerimist ja anda nagu mingit laenu selle peale, et on tekkinud mingisugune mehhanism, mis on selles mõttes olnud edukas konkreetselt just nii-öelda selle elektri nii-öelda tootmise valdkonnas. Et edukas on jällegi alati suhteline. Et selles mõttes, et tema kogumõju on olnud täpselt see, mida on nagu oodatud. See kogumõju on olnud tootmise, energiatootmise, Euroopa energiatootmise rohkem nii-öelda taastuva rohkeks saamine. Et see on see, mida on saadud. Nüüd kõrvalmõjud. Igal asjal kahjuks on alati omad mingid kõrvalmõjud, et just sama nagu puhas nagu ühest küljest turupõhisus, aga turupõhisus mitte nagu lähtudes ainult ütleme, et sellest, mis on siis selline loomulik inimeste tarbimisnõudlus või loomulik nii-öelda investeeringud taastuvatesse, aga turupõhisus ka inimese käe läbi, et Euroopa Liit ju on disaininud selle mehhanismi selliselt, et otsustatakse konkreetselt, kui palju kvoote saab tasuta, kui palju kvoote sa pead ostma, kuidas üle aastate, igal järgneval aastal, et palju see nii-öelda ostetavate kvootide osakaal suureneb ja edasi. Ja kujuta ette sellist nii-öelda asja nagu pikaks paika panna, et see kaob täielikult ära, et seda ei olegi võimalik nagu hallata, et on tegemist nagu turumehhanismiga,
mida regulatiivselt turgu pidevalt luuakse ja kohendatakse. Et noh, seal on nagu suuri nagu nonsense sees. No näiteks ütleme kas või see aspekt, et see turumehhanism hakkab tööle näiteks hinna kiirel ülesliikumisel siis, kui hind on 3 korda kõrgem kui viimase 2 aasta keskmine. No kujutage ette turgu tähendab. Noh, võtame näiteks seesama see CO2 hind, et täna on seal 75 €. 3 korda kõrgem on siis, noh, palju see on, 225 peaks olema ja siis hakkab mehhanism automaatselt hinda alla tooma. Kujutage seda ette, tähendab, kui hind on juba 150, on ju, et meil on nagu inimesed tänaval, tähendab, elektri hind on väga kõrge, kõik asjad, et need süsteemid on disainitud tegelikult selliselt, et on mõeldud, üritatakse kogu aeg parandada, fine tune ida, aga ega sa ikkagi nagu turgu nagu tühjale kohale väga lihtsalt ei loo. Et seetõttu võib öelda, et ta on andnud oma eesmärgi, aga noh, see süsteem on ikkagi väga mitmes osas nagu rabe. Okei, ma üritan seda siis lahti mõtestada või kuidagi aru saada, et ma ei tea, kas see on lihtsam keel või mitte, et jah, et ta on andnud meile suuna, ütleme siis niimoodi, kuhu poole nagu liikuda. Aga noh, võib-olla see transpordivahend, millega me liigume, et see on selline natukene nagu kipakas, eks hästi ole. Kipakas. Kipakas, et noh, ma ei tea, kas 3-rattaline või noh, eks ole, vahepeal pead mootorit vahetama. Ja eriti oluline moment, et kui vaadata nagu seda nagu konteksti ikkagi, et jah, see annab selle mõju Euroopas. Aga no ta ju tegelikult absoluutselt ei mõjuta seda, kuidas see elu käib siis ütleme seal Pakistanis või Kataris või ükskõik kuskil mujal. Et siin on ju tegelikult need mehhanismid, mida Euroopa Liit üritab seada, on samamoodi direktiivide kaudu. No, näiteks võib-olla kõige kuulsam direktiiv, millest meil varsti kindlasti Katariga tuleb juttu Euroopa nagu suhetes on see sustainability direktiiv, millega sisuliselt Euroopa Liit ootab enda gaasitarnijatelt seda, et need gaasitarnijad teeksid oma nii-öelda net zero plaani. Aga noh, kujutage ette, et te ütlete Katari nagu nafta ja gaasitootjale, et milline teie net zero plaan on aastaks 2040-2050. Et noh, seda ei ole ju olemas ja mitte keegi ei hakka seda joonistama. Ja kas siis tõesti tähendab, et nagu me lõpetame sellega, et me ei saa Katarist enam osta nagu, noh, ma ei tea, seal ühte või teist asja, näiteks gaasi sellepärast, et neil ei ole seda plaani. Ja kas siis sellega, et kui neil seda plaani ei ole, kas siis Kataril jääb see gaas müümata või ta võib kellelgi teisele, ta ei müü lihtsalt, et see nagu ei paranda lõpuks maailma, aga noh, ta on jah, niisugune nagu keeruline nagu teema. Ta tekitab küsimus, et kes need inimesed on, kes kõik need nagu välja mõtlevad, eks ole, et kas ma kas enda lapsi, kas oleks pidanud ikka ülikooli saatma, tekib see küsimus. Et need paljud meetmed on nagu sellised, et nad on kohutavad nagu suured bürokraatlikud välja mõeldud, aga noh see, et mis ta siis tegelik mõju on ja kas see üleüldse kuidagi teistele on nagu rakendatav, et me võime Euroopa asju välja mõelda, kuidas sa rakendad neid, noh, ütleme seal mingi Aafrika nagu hulkadele riikidele või Aasia enam. Ma tunnen, et ma pean nüüd küsimustele vastama, aga ma nagu ei oska, eks ole, sa küsid nii palju küsimusi. Mina ei oska neid vastama, ma ütlen ka, et selles mõttes. Vahetame siis teemat, et muidu jääme siia rohepöördesse, et noh, see on selline ilmselt neid liikuvaid osi on palju, veel kord, et kokkuvõttes siis lühike selline, et eesmärk on õilis, aga noh, et kõik võib-olla need vahendid on siis sellised, nagu nad parasjagu on, aga läheme nüüd isiklikuks. Sul elektriauto on või ei ole või? On ikka. Ongi tõesti või? No, see ei ole see auto, millega ma nägin, et millega sa mul on 2 aastat, ma sõidan tegelikult nagu pere linnaauto on elektriauto ja juba 4 aastat. Oled rahul sellega? Väga rahul ja kindlasti ka, kui ma auto võiks välja vahetada, uue võtan elektriauto, kindlasti. Wow, no nad iga, noh siis täname, eks ole, et säästad meil ühiskonda ja ühe puu ja noh, edasi ma mäletan kunagi ma oma lapsi seal hirmutasin, et kui nad liftiga ühe korruse sõitsid, et üks puu läks kaduma, nad nii ehmatasid ära. Liftiga sõitsid ühe korruse, aga noh, natukene nendest elektriautodest, et noh, mida mina ka ei teadnud, ma kunagi sattusin siin aasta aega tagasi Clermont-Ferrandi, kus on Michelini muuseum ja seal siis tuli välja, oli suur pilt, eks ole, noh, nad müüsid muidugi oma rehve, et see oli 100 aastat tagasi, et umbes, eks ole, isegi natuke rohkem, üle 100 aasta tegelikult, et esimene auto, mis saavutas kiiruse 100 kilomeetrit tunnis, oli elektriauto tegelikult. No, 1920-ndatel väidetavad, et New Yorgis olid elektri- ja sisepõlemismootoritega autode tasakaal umbes 50-50, et Fordi enda naine, eks ole, et ütles, et tema küll et Ossava Fordi autoga ei sõida, ta sõidab nagu elektriautoga, noh, samas nüüd me oleme elektriautodeni jõudnud, nüüd Clarkson, eks ole, kes on ka selline ikkagi suur autoriteet.
tema tsiteeris UK jällegi nagu näiteid, et elektriautodega juhtub palju rohkem õnnetusi ja need tagajärjed on raskemad, eks ole, tema tõi välja, et et arvas, et ilmselt need on mass, nende mass on suurem, eks ole, et 400 umbes 500 kilogrammi, et või pool tonni kusagil võib-olla selliste suuremate autode, suuremate masside peale, et auto on ikkagi eestlase jaoks nagu selline võib-olla südamelähedane nagu teema, et ja võib-olla siit küsimus on edasi, et kus me saaksime seda elektrit kasutada, kas auto on võib-olla see kõige õigem koht või mis kõik võimalik oleks elektrifitseerida. Näiteks öeldakse, et miks meil ei ole elektritraktorit. Et kui mõelda, kus see elektrikasutus nagu meil tulema peaks, on ju, et üks pool on kindlasti autod, et kui vaadata, kus on nafta kasutus kõige suurem on ju tegelikult kasutatakse transpordis ja see, et sa suudad seda siis asendada elektriga, mille jaoks mida sa toodad siis ükskõik millest loodetavasti taastuvast on, et see on ju kõik iseenesest nagu tore mõte. Ja paljuski nagu vähemalt algusjärgus ju teostamas, et elektriautode müük vaatamata igasugustele erinevatele halbadele kuule tegelikult ju kasvab ja osakaal kasvab ja ütleme nüüd, et elektriauto eelisest ikkagi saab aru siis, kui sa elektriautoga sõidad, et mina näen nagu selgelt seda, et see võib-olla see kõige suurem lisa, mida nagu võrreldes bensiiniautoga minu jaoks näiteks on lihtsalt selle mugavus. Et kui sul on kodus võimalik nagu laadida, et sa tegelikult unustad ära selle bensiinijaama kui sükene sinu elu osa, et sa ei käi enam seal, sul ei ole tegelikult vaja. Sa hot-dogi osta, kuidas sa hot-dogi teed, ma võin seda hot-dogi osta siis, kui ma tahan hot-dogi saada, aga mul ei ole nagu lihtsalt minu nagu tee, et see bensiinijaam nagu enam ei jää. Ja ütleme, et õnneks on ju palju ka selliseid muid mugavusi tõesti, et sa saad sõita seal tänasel päeval bussirajal ja võib-olla tasuta mingisugustes kohtades parkimine, et ta on hästi vaikne, hästi mõnus, ja võib-olla nagu see otsustamise koht, ütleme, on eelkõige see, et palju sa selle ühe laadimise ikkagi sõidad, et kui ta ikkagi on üle nagu 500 kilomeetri, siis see on nagu päris hea, et sa ei mõtle nagu pidevalt sellele, et kuule ma pean uuesti hakkama laadima, et see on ju see nagu sükene nagu kartus kõige algselt nii-öelda olnud. Ja võib-olla mõned faktid, eks ole, hõikan siia vahele, et väidetavad siis 20 aastat tagasi Euroopa autod ühes päevas, kui ma nüüd ei eksi, et kasutasid lähitulede jaoks 1 000 000 barrelit vist, eks ole, et nagu naftat, et autod ikkagi kulutavad, et võib-olla me ei taju, et transpordiks, aga juba sellepärast ilmselt tuli ka see lähitulede regulatsioon, aga kus me veel seda elektrit saaksime kasutada, rongid, lisaks autodele rongid, traktorid. Ja transpordis kindlasti, aga ütleme, et elektrikasutus, mis praegus hetkel kahtlemata kasvamas on ka sooja tootmine, et elektriboilerid, et sisuliselt selle asemel, et siis kasutada gaasi, kasutada seal mingisugust muud kütust, tähendab elektriboilerid, sa ostad nii-öelda toodad siis, kui on külma, kui hind on madal. Sa kütad vee üles ja siis elektri hoiad sooja. See on see, mida sa saad nagu teha, tähendab, et ja elektriboilerid tuleb eriti just, tuleb siin Baltikumist, tuleb Põhjamaadesse. Vist Utilitas tegi või kes see tegi? Ja Utilitasel on neid Soomes mitu tuhat megavatti tulemas, et ma arvan, et Utilitas on selles mõttes suhtelt üks pioneere, tähendab, on siin soomlasi käinud neid vaatamas ja see on väga perspektiivkas, et see on tegelikult suur nagu koht, kus kohas elektril on nagu kasutust ja loomulikult ei saa mööda minna ka andmekeskustest, et kus seda tarbimist nagu tuleb, tähendab seni küll rohkem nagu Ühendriikides, ütleks nii, et meil siin Baltikumis ja isegi veel Põhjamaades võib öelda, et pigem nagu kardetakse, et nad tulevad, aga ega nad nüüd nii suures mahus ei ole veel tulnud. et kui vaadata just Soome elektritarbimist, siis Fingrid on viimased 10 aastat siin ennustanud, et nüüd kohe see tarbimine kasvab niivõrd kiiresti, et keegi ei suuda seda tootmist
nii palju juurde teha ja siis tegelikult investorid ongi investeerinud taastuvenergiasse, seda on juurde tulnud, aga mida ei ole tulnud, ei ole elektritarbimist tulnud, et tegelikult elektritarbimine on püsinud suhteliselt stabiilselt ja noh, ütleme, et just viimasel ajal on läinud nagu see jutt nüüd selliseks, et kas nad nüüd päriselt äkki tulevad, et äkki tulevad need andmekeskused, mis kasutavad kõik meie selle nagu toodetava elektri ära, et see on natukene juba peaaegu, et hirmujutuks läheb, aga noh, ütleme, et ma arvan, et elu teeb oma korrektuurid, et täpselt samamoodi nagu elektritootmise investeering vajab seda, et keegi annaks laenu, keegi usuks sinu äriplaani, vajab datakeskuse investeering äriplaani ja keegi usutavat äriplaani. No selge, aga siis küsikski selle elektri kohta edasi, et kui me nüüd vaatame Soome majandus, muidugi väide on siis see, et Soome majandus sisuliselt pole viimased 20 aastat kasvanud ja ütleme, et millal me võiks siis, ütleme, et maailm sinnani jõuda, kus energiatarbimine hakkab reaalselt nagu vähenema. Et Fressoosi argument on ka see, et okei, meil vanad energiaallikad jäävad samal tasemel edasi ja mingist pöördest ei ole mõtet rääkida, sellepärast, et vaatasin ka viimaseid prognoose, küsisin hommikul Claude'iga, Claude ka ikkagi väidab seda, et jah, meil energiatarbimine kasvab, seal on erinevad prognoosid võib-olla 2% aastas või midagi taolist ja et nüüd see, mis juurde tuleb, see tuleb kõik siis, ütleme, taastuvenergia või roheenergeetika baasil, aga nafta ja võib-olla ka puit ja kivisöö osas ollakse küll suhteliselt universaalselt, et kivisütt enam kivisöö osakaal peaks vähenema. Et aga küsimus on see, et millal ütleme, et kui me see energiatarbimine kasvab, et kas see jääbki kasvama või millalgi võiks inimkond jõuda sinnani, et oled sa näinud mingit prognoosi, et kas siis efektiivsuse või mille arvel, et me tõesti jõuame sinnani, et me reaalselt suudame energiatarbimist kõvasti vähendada. Kui kaugel see võiks olla, see on totaalselt utoopiline mõtlemine. Science fiction mõte või? Et ma arvan jah, et science fictionist see kulub sinna valdkonda. Kirjandusse jõudsime selle peale ei tasuks hetkel nagu investeerimislootusi panna. Võime rõõmsalt, eks ole, energiaaktsiaid osta. Et ma ütleme, et pigem nagu ma paneks nagu lootused sellele, et tõepoolest ühest küljest taastuvenergia ja võib-olla tuumaenergia renessanss ja kõik sellised nii-öelda toovad meile nagu võimalikke täiendust ja alternatiive fossiilsetele, aga see, et see väheneb, me vaatame ainult siit nagu Euroopa nagu vaatenurgast, et kui vaadata nagu viimaste aastate näited, kus siis energiatarbimine vähenenud on, need ei ole ükski ju väga hea näide. Et need näited tuleneb pigem sellest, et gaasi hind läks üles, mingisugune tootmine, näiteks BASF Saksamaal jäi konkurentsivõimetuks siinse tootmisega ja pani midagi kinni. Kas see siis on nagu see, mis me nagu mõtleme? Et ma nagu ei saa aru. Ma saan aru vastused, eks ole, vastus sa ütlesid, eks ole, küüniline vastus on see, et meie sureme enne ära, eks ole, kui see vähenema hakkab, et me ei peaks muretsema. Ma kardan küll, et see ei ole midagi, mida me suudame mõjutada ja parim, mis me nagu teeme, on tõesti investeerida sellistesse tehnoloogiatesse, et seda energiat ikka oleks. Ja peale meie on veel suur maailm, kus seda energiatarbimist on oluliselt veel rohkem potentsiaalselt ju võimalik kasutada või nii-öelda tõsta. Et fakti on, et ei ole ju tegelikult vähese energiamahukusega ja rikkaid maid. Et sellel on oma põhjus. Aga nüüd sa juba mainisid nagu tuumaenergeetikat. Jällegi kuru juurde tagasi tulles, et mis minu jaoks oli ka Fressoosi raamatus üllatav ja ma soovitan ikkagi kõigil seda lugeda. See on ka see põhjus, miks me nii palju sinna refereerime. Et kui me vaatame tuumaenergeetikat, siis tuumaenergeetika lobi oli tegelikult väga võimas siin 50-ndatel, 60-ndatel, mis oli selline üllatav fakt raamatust ja ta oli nagu võib-olla kahes suunas. Esimene asi oli see, et nemad hakkasid väga kõvasti rääkima just sellest CO2-st, rääkima kliimakatastroofist, eks ole, et esimesed need väited tulid siis 40-ndate lõpul, eks ole, et 53 oli vist see aasta, kus see ütleme, et kliima soojenemine ja rohkem nagu kasutusele läks ja nüüd ütleme, et see lobi läks ühel hetkel nii võimsaks, et kõigil ma sain aru, et sai sellest natukene nagu villand, eks ole, kogu sellest tuumalobist, aga võib-olla üks aspekt, see on nüüd nagu mitu küsimust, millest ma olen ka nagu teadlik, et kogu see vesiniku teema tuli ka nagu tuumaenergeetikast, et väide oli siis see, et kuna sul see jaam kogu aeg töötab, et mida siis sellega teed, et kui sa seda võrku ei saa müüa, et teed nagu vesinikku. Aga küsimused siis kahes suunas, et võib-olla võtame siis esimese küsimuse, et mida me sellest tuumast nagu arvame, et mida see spetsialistina, mis sinu arvates ja loomulikult ka Eesti küsimus, et kas me Eestisse selle pisikese SMR-i või peaksime tegema või mitte.
aga alustame siis sellest tuumaväljavaatest ja siis jõuan vesiniku juurde, et sa saad juba siis 2 küsimust juba järgmist küsimust ette mõelda, eks samal ajal, kui sa räägid, eks ole. Jah, et tuumal on kindlasti, aatomil on perspektiiv, et selles mõttes, et võib-olla nagu oluline kogu selles niisuguses debatis, et noh, mis jaamad peaksid tulema ja need on nagu selle tasakaalu leidma, et nad kõik täiendavad teineteist. Et see ei ole õige, et gaasijaam nagu miskipärast ei lase tulla nagu tuumajaamal, et laseb küll, nad täidavad täiesti erinevaid funktsioone. Et tuumajaam, kui ta on mõistlike kuludega juba ehitatud, siis ta nagu ikkagi töötab enamus aega. Lihtsalt sellepärast, et ta tõesti on natukene sarnane nagu taastuvenergiaga, kus kohas sul see algne investeering on suur, aga see muutuv kulu on äärmiselt madal ja see tähendab seda, et need tunnid, kus sa nagu turule pääsed, tuumajaam, kui ta on valmis ehitatud, ta igal juhul ju töötab enne gaasijaama, et siin ei ole nagu küsimustki. Et pigem on nagu küsimus selles, et mis on see optimaalne määr, mis mahus võiks olla näiteks tuumajaamad, kas tõesti on see 2 korda 300 megavatti, mis on 600 megavatti, on selline baaskoormus. Ehk siis selline koormus, mida tarbitakse Eestis pidevalt kogu aeg. Ehk siis tuumajaam ideaalis töötab pidevalt kogu aeg, et tal on võib-olla seal oma mingi väikene hooldusperiood aastas ja siis see on nagu tasuv ja ta on mõistlik. Me näeme ju seda ka Soomes. Soome energia miksis seal on üle 4000 megavatti tuumajaamasid. Tegelikult mahuks sinna natuke rohkemgi neid, aga nad nad täidavad oma rolli aastaringselt ja gaasijaamad tulevad mängu ju tegelikult ainult nende tipuperioodidel. Siin mõnel külmal talvel, jaanuaril, veebruaril, kui tuult ei ole ja midagi ei ole ja kusagilt sa pead elektrit tootma, siis gaas on väga hea alternatiiv. Et nad täidavad erinevad funktsioone, et ma nagu selles mõttes, et tema koha pärast väga üldse ei muretseks. Nüüd pigem on nagu küsimus nagu ajastuses ja see ajastus, ma tõesti usun seda, et võib-olla nagu arendajate optimism, et meil tuleb tuumajaam seal küll aastal 2035 on põhjendamatu. Et praegusel hetkel ka see reaktortüüp, mida ju tegelikult soovitakse ehitada, selle esimese piloodi tegemine käib, selle tänased kulud on ikkagi sellisel tasemel, millega on selge, et Eestisse mitte ühtegi tuumajaama ei ehitata. Et need kulud on tõesti seal 15-20 korda kõrgemad kui siis gaasijaama ehitamise kulud ainukese nagu ehituskuludena ja lootusi on selles, et kui sa ehitad ühe valmis, on ju, sa õpid sellest ja sa suudad järgnevad juba oluliselt nagu odavamalt ehitada. Aga ütleme, et sellise tööstusliku nagu õppimise ja nagu see kurv, see ei ole nii kiire. Et selle jaoks ikkagi, et midagi väga efektiivselt ja nagu mõistliku hinnaga teha. Selleks ma arvan, et ei ole vaja teha mitte nagu 2, 3 või 5 või 6, isegi 10 jaama, vaid pigem nagu 10 as a minimum. Selleks, et see hind nagu oleks selline, et Eesti nagu ka siis nagu oleks seal reas. Mis sa arvad siis 40 või mis? Pigem ma arvan, et see nagu 10 aastat hiljem sellest, mida nagu võiks keegi arvata. Kusagil pigem 40 pluss võiks eeldada seda. Et ma arvan, et on põhjendamatu optimism eeldada, et paari näite puhul Eesti suudaks teha nagu oluliselt odavamalt sellisel tasemel, mis oleks meie puhul lihtsalt see ära tasuv. Et seda finantseerijate tagasisidest kõigest me näeme seda, et nii kaua aega, kui asjad on nagu sellise piloodifaasis, et keegi ju ütle seda, et selles piloodis kõik asjad edukad on, et kindlasti tehakse muudatusi, disaini muudatusi ja nii edasi, et asjad võtavad oluliselt rohkem aega, et me näeme iga sihukese reaalse asja loomine prototüübist hästi töötava lahenduseni. See võtab aega aastaid. See ei ole sükene, et tegime valmis ja nüüd vaatame ja nüüd teeme kiire nagu sükse kokkuvõtte 6 kuuga peale eelmise asja valmissaamist ja teeme järgmise ülikist. Sa jahutasid kõvasti mu entusiasmi. Mina ei ole üldse entusiastik. Ma arvan, et see ajakava on nagu oluliselt pikem, mis jällegi ei ütle seda, et täna juba ei peaks selleks valmistuma. Et ma arvan, et sellegi poolest kõik need investeeringud sellesse, et me valmistame ette seal oma mingid regulaatorid ja nii edasi. Et see kõik on vajalik, aga see võtabki rohkem aega. Et see on lihtsalt üks samm selles suunas, täiesti õiges suunas, aga jah, ütleme, et need, kes panevad nagu raha sellele, et 2035 töötab tuumajaam Eestis.
mina seda ei usu. Okei. Noh, siis küsime edasi. Noh, mina ise olen väga selle termotuuma sünteesi usku, noh, kuigi see on ka väidetavalt juba 100 aastat vana kontseptsioon aga noh, väidetavalt nad jõuavad juba sinna energia neutraalsuseni, et noh, ütleme, et jah, et see füüsika on päris keeruline, et päikse peal on siis 100 miljonit kelvinit. Noh, maa peal selleks, et seda simuleerida, sa pead saavutama 100 miljonit kelvinit, et noh, et sellised temperatuurid, eks ole, et noh, rõhu all, et sa selle mina nagu ise arvasin, et see termotuuma süntees on noh, nüüd 20 aasta kaugusele, aga kui sa nüüd räägid nendest jaamadest, siis see kõlab mulle jälle järgmised 100 aastat, eks ole. Ja pigem ikka. Sinna vist ei tasu veel investeerida, eks ole. Ei, no võib investeerida, kui sa oled nagu Bill Gates või keegi, et selles mõttes kellelgi peab olema nagu see siuke missioon ja tahe seda teha, et noh, ma arvan, et keegi peaks investeerima, küsimus, kas pead olema just sina, et kas sa tahad oma raha tagasi saada või sa tahad lihtsalt investeerida, et investeerida võib mitut pidi, et kui sa lihtsalt raha tahad ära saata, siis seda võib kindlasti teha. Pigem on see nagu toetus tänasel päeval. Okei. Aga noh, võtame selle vesiniku ka, vot sellest vesinikust ma ei ole ka päris aru saanud lõpuni, et noh, kui jällegi selline lihtne näide nagu auto võtta, siis öeldakse jah, et noh, see vesiniku nüüd ütleme, et transformatsioonid kaotavad päris palju energiat, aga noh, fakt on see, et vesinikauto kaalub umbes 300 kuni 400 kilogrammi vähem. No ja siis ta sealt võidab tänu sellele, et noh, väga palju jällegi sellest efektiivsusest noh, nagu tagasi ja noh, et kui panna see tuumajaamadega kokku, et noh, sul on tuumajaamas nagu stiilis, eks ole, tasuta energia, ma teen vesiniku, noh, samas öeldakse, et vesinik on täiesti mõttetu asi. Noh, Claude ka või noh, ütleme, et AI ka väga mul nagu vesinikust ei rääkinud, et siin, et mis sa ise näiteks nagu vesinikust arvad, et kas see on noh, selline jätkuvalt mingi idee, millega tasuks et midagi teha või mitte. Kui nagu vaadata nagu sellist investeerimismaailma hetkel, et siis vesiniku teema nagu tuli just aastad tagasi, et sellena, et vesinik on just kui selline imeline asi, et mida põhimõtteliselt saab ka sellest ülemäärasest elektrist, mida sa nagu taastuvast toodad, et toota vesinikku ja siis sa saad seda salvestada. Et noh, see vesinik ei ole mitte ainult selles, et ta nagu otseselt on energiaallikas, aga ta on ka nagu energiakandja ja selle salvestamise võimalus. Aga nagu kui vaadata just noh, viimaseid aastad, et ma arvan, et kõikide optimism nagu selle vesiniku kiire tuleviku osas on nagu oluliselt jahtunud. Et vesiniku selline progress on kindlasti kaugemal kui moodultuumajaamade progress tänasel päeval. Et need... Aga noh, moodultuumajaamad saaksid nagu vesiniku toota, noh, see oleks siis see mõte või see... Jah, aga noh, see on nagu järgmine asi, sa pead kõik moodultuumajaama valmis tegema. Et selles mõttes, et jõuame ka sinna maani ükskord. Olen nõus. Aga vesiniku jah, probleem on nagu väga mitmekülgne, et kui me energeetika poolel, siis vesiniku nagu salvestamine, hoidmine, transportimine, vesinik nii-öelda lendub ja kaob oluliselt kiiremini ja lihtsamini, kui seda kaob metaan. Tema nii-öelda ükski seade ju tegelikult, noh, kogu see infrastruktuur ei ole nagu selleks ette valmistatud, et selleks me peame rääkima noh, põhimõtteliselt samasuguse infrastruktuuri tekitamist, nagu on gaasi infrastruktuur, et neid kõiki plaane ju seatakse, tehakse, aga need algavad sellest, et kusagilt toodetakse nagu odavat vesinikku. Aga keegi ju seda ei tee. Et tänasel päeval... See on hea argument, selle ma ostan ära. Ja kõige rohkem, mida tehakse, on vesiniku on paljudes tööstusprotsessides. See on enamasti just selline nii-öelda hall vesinik, tegelikult fossiilsetest energiaandjatest toodetud vesinik. Esimene suurem vesiniku väljakutse on üleüldse see vesinik saada roheliseks, mida juba praegu kasutatakse. Et umbes 1% vesinikust on roheline vesinik, mida toodetakse maailmas. Et selles mõttes, et see on nagu esimene etapp ja siis järgmine etapp on toota seda juurde, et saaks seda kõikideks muudeks toredateks asjadeks kasutada. Et mina nagu, ütleme, et sellele ma paneks umbes samas perspektiivis peaaegu nagu panuseid nagu sellele fusionile. et ilmselt läheb ikka päris palju aega, et see asi on, mis saaks ja seni töötavad ainult tõesti suurte nagu toetustega asjad. Aga noh, ütleme, et toetusi tasu ja alahinnata, et kust kohast nagu need päiksepaneelid nagu tõesti nagu maailmaturule nagu jõudsid. Nad jõudsid tänu sellele, et Saksamaa hakkas meeletult toetama, et Saksamaal ju tegelikult noh, ei ole ju sükene maailma kõige päikselisem maa, aga no ikkagi need toetused olid väga
väga kõvad ja sellega tuli tarbimist, sellega tekkis nii-öelda võimalus masstootmiseks, nende nii-öelda seadmete tootmiseks ja nende kulud hakkasid alla minema. Et noh, ühel hetkel, kui nii-öelda ikkagi valitsused piisavalt palju raha millessegi panevad, et eks ta nagu mingisuguse nii-öelda tulemi annab. Natukene Saksa maksumaksjad tänama, et oma tänavate teede ja ka päikesepaneelide eest. Mingi prioriteet, et kuhu tasub see raha kõigepealt panna ja kuhu siis järgmisena panna. Et ma arvan, et praegusel hetkel, et nagu see ilus lugu, et vesinik asendab meil näiteks maagaasi mingisuguses veel mõistlikus perspektiivis või nendele gaasijaamadele, mida me praegu ehitame. Ma arvan, et see on tegelikult hetkel suhteliselt põhjendamatu, et sinna jõudmisele läheb meil ikkagi oluliselt ilmselt rohkem aega. Okei, aga nüüd vahetame teemat. Võtame ühe Eesti küsimuse ka, et siin hiljuti Erki Raasuke, mis on see peale AK-d tuleb see mingi saade ja nüüd ma ei suuda seda nime öelda, aga ta oli esimene stuudio ja et sa oled ka vist seal käinud, et sa tead, et siis et ta oli päris kriitiline sellise Eesti Energia debati osas ja nii üllatavalt võib-olla isegi või eks ta on selline otsekohane inimene ja selles mõttes oli hea seda kuulata, et võib-olla ma ühe küsimuse küsikski, et tegelikult, et minu arusaam on maailma asjadest on selline, et selleks, et teha head otsust, sellele peaks eelnema nagu hea arutelu. Ja kui meil tegelikult puudub hea arutelu, siis me ei suuda ka tegelikult teha häid otsuseid. Kuidas sa sellest Eesti nüüd ütleme debatist ja otsustest, mida me siin Energias teeme, nagu aru saad, et nagu otsuseid on, et kas me suudaksime teha või mida me peaks otsustama, on otsused ja debatt. Kuidas need peaksid koos käima ja mis see Eesti tase siis reaalselt on? Et võib-olla on siin nagu kaks poolt, et milline see debatt tõesti on, et Eesti debatt on hästi sükene kaevikute rohke, et justkui on nagu tuumajaam selle gaasijaama vastu, kes on põlevkivi vastu, kes on taastuvenergia vastu, et on nagu 4 sellist erinevat kaevikut, kuhu igaüks saab kaevuda ja siis erinevad poliitilised parteid saavad erinevatel aegadel justkui nagu võtta nagu lipu ülesse panna ja siis neid toetada, aga see on problemaatiline, et lihtsalt sellepärast, et selline see küsimus, see edu ilmselt ei tule vastandumisest, vaid tõesti sellest, et neid kõiki on vaja. Ja kui me nagu tunnetame seda, et neid kõiki on vaja, et siis see diskussioon ei ole mitte selles, et kas teeme seda või teist, vaid nagu pigem see, et mis osas ühtes ja mis osas teist. Et kui debati saaks sellele tasandile kahtlemata oleks see kõik edukam, aga see vajab sellist nii-öelda kuidagi suuremat konsensust ja kui võtta nagu inimloomus, või võtame poliitika, et poliitikas selle jaoks, et ju püünele pääseda kõige lihtsam strateegia on vastandumine. Ei ole Savisaar, eks ole, klassikaline. Et oled nagu millegi vastu tähendab ja ehk ma arvan, et me sellest ei saagi kahjuks. Et lihtsalt... Me kompromissi leiaks arvan, et see on võimatu. Ei, ma arvan, et kompromiss tuleb ainult siis, kui ütleme, et siis koalitsioon vähemalt suudab oma keskis hakata rääkima sellest tasakaalust, mitte ka vastandumisest. Et see, et sa on kusagil opositsioonis, siis keegi millegi vastu vastanda, see on ju loomulik. Sa peadki nagu välja nagu kuulma. Aga ma arvan, et just selle tasakaalu leidmine ja selle õige miksi leidmine, selle üle nagu arutelu, et kui saada nagu diskussioon sellele viia, et kahtlemata oleks see nagu palju edukam ja see oleks nagu võib-olla rahvale nagu mõistetavam. Aga nüüd teine pool, mis võib-olla Erki nagu ka välja tõi just, et mis on need instrumendid ja kuidas siis nagu Eestis seda debatti nagu luuakse, et võrreldes seal võib-olla mõne teise riigiga, et kas see sama energiamajanduse arengukava, et mis on nagu selle roll üldse. Et need rollid võivadki tegelikult ju olla erinevad. Et meil, mulle tundub, et see energiamajanduse arengukava on rohkem olnud selline jutustus. Ta on nagu, ongi nagu Agu Sihvka annab aru sellest asjadest, et mis me kõik tahame teha. Aga seal ei ole nagu... 3 venda, 4 venda, eks ole, läksid parlamenti, eks ole. Kuidas tehakse ja mis mahtudes. Ja siis, kui see nagu jutustus on esitatud, siis me kuuleme, et näiteks nagu sel nädalal on ju Elering teatab, et nüüd tuleb 9 gaasijaama. Vaat
kui nagu kusagil oleks nagu jutustus nagu sel tasemel olnud, et me räägime sellest, et nii palju gaasijaamu neid, kuidas see täpselt on ja millised toetused nendele, et siis oleks ilmselt see nagu ka see arengukava mõjusam ja jõulisem ja olulisem ka. Et praegusel hetkel tundub natukene, et see arengukava tõesti on sükene jutt loed läbi, põhimõtteliselt ju kõik õiged mõtted, aga ta ei sisalda nagu midagi sellist, kust nagu investor võiks kinni haarata ja võib-olla selles mõttes, et kui Erki nagu käis läbi just sellisena finantseerijate, investorite nagu pilgu, et tõepoolest, ega nemad ei saagi sealt nagu kinni haarata. Neil ei teki nagu sellega nagu mingit olulist kindlust, sest nad tegelikult täpselt ei saa aru mis viisil nagu toetatakse, mis ajakavas, mida see nagu tegelikult tähendab, et see tekitaks nagu mingit kindlust, et see annab küll väga-väga üldise suuna. Aga ta ei anna nagu, ta ei ole piisavalt nagu võib-olla spetsiifiline, et ta oleks nagu aitav väljaspoolt tulevale investorile, selle, kes tahab nagu sinna raha panna. Muidu võib debateerida, kas ta peab olema, et igas riigis ei pea kõik täpselt samamoodi tegema, et sa võid teha nii-öelda, Soomes öeldakse maassa maan tavale, et nii nagu just sulle seda sobib, aga ilmselt on meil nagu selle osa nagu debatt, see viimase gaasijaamade, 9 gaasijaama on ühe näide sellest, et kui sellega nüüd välja tulla, just kui tekib ju tunne, et nagu keegi nüüd esmakordselt nüüd tahatakse gaasi teha ja midagi muud mitte teha. Et see just kui paistab nagu siukses valgus, aga tegelikult see ju ei ole ju point, et järelikult on mingi osa nagu sellest arutelust siis jäänud vahele. Okay. Aga nüüd hakkame siis ka otsi pisut kokku tõmbama ja me siin saates ei anna investeerimisnõu, aga me räägime ideedest, mis siis võiksid maailma siin ütleme, et tulevikus nagu mõjutada ja kui õigete ideede peale panustada, siis igati tänuväärne tegevus on ka nagu raha teenida, jällegi investeerimine, siin mõned inimesed ütlevad ka, see on spekulatsioon, aga teisalt, kui me jõudsime siin Gatesi ja teiste juurde, et see viib iseenesest maailma edasi, et mitte kõik investeeringud ei tööta, aga selles osas ka tänapäeva neid rikkureid, ütleme, et Bezost ja Muskiga nagu ütleme, et kiidetakse, et nemad lugesid päris palju ka science fictionit, nii palju kui mina sain aru ja kogu see kosmose teema, kus me nagu alustasime, et nad tõesti panustavad selle kosmosesse ja võib-olla nad toodavad raha teenida, võib-olla mitte, aga kui me nüüd seda energiasektorit kokku siis võtame, et mida sa siis ütlesid, et vesinik ei ole ilmselt võib-olla see idee, mille osas me suudaks mingit ütleme, et arusaadavat plaani või nagu tekitada, termotuumasüntees, sa olid ka nagu skeptiline, kivisööd sa ilmselt ka ütled, et kivisöö kaevandusi või kivisööjaamu nagu osta, ma ei tea, nafta, et mis võiksid olla siis sellised tuleviku, sellised hästi tootvad või head ideed, et ütleme, et mina ise nagu mõtlen, et tuul, päike on ka ikkagi suhteliselt raskesti hinnatavad, et mis selles energia nüüd valikutes või selles miksis, eks ole, võiksid sellised head ideed ikkagi olla. No ütleme, et kui vesiniku üks nagu mõte oli see, et ta tegelikult on ju energiasalvestus ka, et mida me ei ole puudutanud, on just nagu muu salvestus, et ma arvan, et salvestus on ju tänasel päeval sisuliselt ainukesi selliseid mingil määral ta on küll tootmist ja tarbimist nihutav, et ta ei too uut tootmist juurde, aga ta on siiski oluline nagu vara, kuhu võib investeerida ilma reaalse nagu toetusskeemita. Ja see on nagu arutane olukord energeetikas. Et ma ütleks, et selliseid asju tuleb ära kasutada, tuleb investeerida nii kiiresti ja palju kui võimalik, sest võib jääda hiljaks. Et selgelt on näha, et seda ka paljud teevad, investeeringuid nagu salvestusse tuleb ja see hea külg sellega on see, et on ju tekkinud samasugune efekt nagu siis Saksamaa ja päikseparkidega, et see kulu ütleme megavati kohta või selle mahu kohta kogu aeg väheneb. Ja see tähendab seda, et ta muutub üha konkurentsivõimelisemaks. Võib-olla need mahud, ütleme, salvestuse perioodid, ütleme, et kui algselt võib-olla seal 1:1, et 1 megavatt-tund, niisugune keskmine akupark on praegu sealt ütleme, 1:2, aga tehakse üha pikemaid neid, et keegi ei ütle, et võib-olla mõne aasta pärast on juba 1, ma ei tea, mitmekümnele tunnile tähendab, et see akupark nagu suudab nagu täita nagu oluliselt
tänapäeval nagu teistsuguse sükse salvestusüksuse funktsiooni. Et ma arvan, et see valdkond on kindlasti täienemas kindlasti ja just nagu akude pool, et minu pärast kas või nii-öelda naatriumi või nii-öelda soolaakud, ütleme, ja sellised valdkond, mis kuhu pannakse kõvasti raha, mis võib-olla vabastavad meid ka nii-öelda liitiumi ja muude selliste nii-öelda oluliste maavarade ikkest natukene ja toovad lahendusi, mida on nagu sellest kogu süsteemis vaja, et mida me nagu täna veel näeme, et nende nagu kommertsialiseerimine on ilmselt kiirem suur tõenäosusega kui näiteks vesiniku kommertsialiseerimine, aga ütleme, et muudes osades pigem ikkagi panustaks ilmselt taastuvale tuumale on see, kust see nagu energia nagu peaks nagu kõige rohkem nagu vähemalt järgnevatel aastatel, aastakümnetel nagu tulema. Aga siis tõmbame siinkohal jutti alla, et täname väga Markot, et tõstime tema nagu 90% pealt üles kindlasti. Mina isiklikult, eks ole, tänase selle podcasti tulemusena ja tänud kõigile kuulajatele ja vaatajatele ja järgmise korrani. Kõike paremat. Aitäh.